Peipsimaa Toidu tänaval võõrustas külalisi ka Laidi aed Mustvees Jõe tänav 11, aga siia on tulnud Käepott oma tooteid pakkuma ja Käepoti eestvedaja, Sihtasutuse Kalevipojakoda juhatuse esinaine Annika Oras. Mida pakute siin ja miks just Laidi aias? Pakume täna siis ikka kohalikust toorainest toitu. Meil on siis nuikapsa püree supp suitsujuustuga, siis on meil ahvenakotletid, brokkoli ja muu köögiviljaga, siis on meil meekook vahukoorega, on veel selliseid ampse lutsumaksaga, on kartuli, peekoni, juustuvorm ja siis kõiksugused joogid. Kohvi, kakao, siider, õlu, limonaad, jäätee, et kõik kohalik. Kui palju nüüd puht Peipsimaa tooted siin on, mis on otse Peipsimaal kasvanud või toodetud või? Ahven on Peipsimaalt, kõik köögivili tuleb meil siitsamast. Erto Talu, kes on siis mahetootja, on need köögiviljad meile andnud. Supi sees näiteks on ahjus tehtud lehtkapsas, mis on selline hästi efektne lisand supile. Ja sinna peale läheb veel rosiine leibade leivakrõpsud, mis annavad ka sellise mõnusa mekisupile. Nii et ikkagi peaaegu kõik ikka on siitsamast. Milles seisneb Peipsimaa Toidu fenomeen ja miks tulevad siia ettevõtjad, miks tullakse siia toitlustama? Peipsimaa ongi üks eriline koht Eestis, et ta on täiesti omanäoline, siin on erinevad kultuurid, erinev toit ja see ongi see, mis inimesi tõmbab. Et igalt poolt Eestist ju ei saa sellist toidukultuuri nagu siin on ja kõik need kultuuri erinevused on ka hästi välja toodud just siin kandis. No Peipsimaa on ilusaid kohti väga palju, aga miks just Laidi aed, ütleme veel, et Laidi aed, aga Laidi on siis Musta kultuurikeskuse juhataja Laidi Sarkešina. Miks just Käepott siia tuleb? Et kui esimest korda Peipsi Toidu tänavat korraldati, siis Käepott oli ka kutsutud ja siis oli see nii-öelda asukoha mõte oli õhus ja Laidi ise pakkus, et tulge meie juurde ja nüüd me olemegi siin 3. aastat juba ja siin on väga mõnus. Ja teil on kogu pere